Tere mehed, käisin näed jälle ujumas. Oktoobrikuu on nii ilus, et mere ääres on jätkuvalt rannailm. Täna siis ma tahtsin rääkida teile energiast ja energia laadimisest. Et kuna me elame kõik väga suures energiakriisis ja ütleme nii, et kogu võitlus siin planeedil käib praegu energia eest, siis olete ise tundnud, et selleks, et oleks sihukest powerit ja elujõudu, vahepeal jääb seda nagu vajaka, et võiks rohkem olla, eks ole. Ja ma võib-olla siin koha peal tahaksin jagada natukene oma näpunäiteid, oma tehnikaid, mida selleks kasutada. Et ma saan siis rääkida nendest tehnikatest, mida ma ise kasutan ja mis mind aidanud on. Esimene asi, mida ka Vadim Zeeland õpetas, üks väga väärt lugemine vene keeles. Zeeland õpetas, et esimene asi, et energiataset tõsta, on see, et tuleb lahti lasta igasugustest energiavampiiridest, parasiitidest, mingitest süsteemidest, mis kogu aeg imevad meie energiat. Külvavad hirmu, ahnust ja kadedust ja teate isegi. Sellest räägime võib-olla teinekord pikemalt. Aga kui sa oled lahti lasknud sellistest nii-öelda leketest, et need lekked tuleb kinni panna kehas ja oled andnud endale piisavalt puhkust, siis edasi on erinevad praktikad, mis aitavad sul seda energiataset tõsta. Üks asi kindlasti on käia looduses ja niimoodi meres ujumas või kusagil järves või jões, nii suvel kui talvel, pole vahet. See on väga päästav praktika. Teine asi käia looduses metsas. Seisad kas või mõne suure männi juurde, paned kannad vastu ja toetad selga, siis ma kohe tunnen, kuidas hakkavad mingisugused surinad mööda selga üles jooksma. Väga võimas. Proovi seda. Üks praktika, mida ma ise pidevalt teen, on Qigong. Qigong on siis energia juhtimise praktika, mida ma õppisin Aasias ja mida ma igapäevaselt nüüd ise teen. See on õpetus, kuidas atmosfäärist ja meid ümbritsevast keskkonnast energiat endale tõmmata ja ennast laadida. Saadan siia ka lingi teile oma Qigongi harjutuste kohta. Edasi, väga oluline asi on seksi juures mitte nii palju lõpetada. Ehk mitte jõuda ejakulatsiooniga orgasmini. Sest läbi ejakulatsiooni mees kaotab väga palju ka oma väge ja eluenergiat ja kaotab ka huvi oma partneri vastu. Et õppida saama orgasme ilma ejakulatsioonita, see on võimalik. Paljud mehed on selleni ise jõudnud. Mõned mehed on pöördunud minu poole ja ma õpetan ja jagan selle kohta tehnikaid. Varsti teen ka selle kohta eraldi video, kuidas ejakulatsioonita orgasmi kogeda. Nii, toitumine. Võimalikult palju tuleb süüa elusat toitu ja ma ei pea siin silmas sellist toitu, mis karjub või eest ära jookseb, sest tegelikult loomne toit ei ole esmatähtis ja tegelikult ei ole üldse vajalik, sest teadlased on näidanud, et 80% sellest energiast, mida inimene saab lihast, 80% läheb selle energia seedimise peale ära. Ehk see kasutegur on väga madal liha söömisel. Ja kõik valgud ja aminohapped ning vitamiinid tulevad tegelikult taimsest toidust. Mina olen taimetoitlane olnud juba 9 aastat ja uskuge mind, ma ei ole elus kunagi nii väle ja tugev olnud, nagu ma praegu olen. Ma teen noortele poistele silmad nii ette.
et nad ei jõua ära imestada. Ja vaadake, meil on teisi näiteid, nagu Horre näiteks, ta on täielik loom, ta on vegan olnud juba vist 20 aastat. Ja ta teeb sellist trenni, et mul jääb lihtsalt suu lahti. Jaa, aga tagasi energia juurde, et joogas on väga head praktikad, mis aitavad energiataset hoida ja tõsta. Hingamisharjutused on võimsad asjad, mis annavad nii võimsa boosti, et kohe see annab kohe tunda. Jaa, et sellised on minu praegused sellised nõuanded, mis mul hetkega nagu meelde tulid. Et käige saunas, tehke kuuma ja külma kontrasti palju. Jälgige oma toitumist, hingake värsket õhku, ärge kurnake ennast stressi tekitavate uudistega, hoidke oma mõtteväli puhas ja niimoodi püsite noor ja terve veel pikalt ja nii kaua, kui ise soovite. Ole terve, kõik head!